Osa Riigikogu riigikaitsekomisjoni kuuluvaid endisi ohvitsere on siis otsustanud teha riigikaitseraporti, aga seda raportit vaadates on näha, et ka parlament ise peab selle rolliga harjuma. Sellepärast, et see 240 pluss lehekülge raportit on saanud väga palju kriitikat ka selles mõttes, et ta on nagu laialivalguv, ta räägib samal ajal kõigest ja mitte millestki, tal ei ole õiget fookust. Jah, ja lisaks sellist vembukat stilistilist kõnekeelt seal, eks ole, et seal, ma ei tea, kedagi süüdistati sabotaažis, siis Jumalat kutsuti seal appi või nimetati Jumalale mitte meelepärase teo tegemises süüdistati. Jumala nimetamises iseenesest see mind ei käivita kunagi, et see on okei, lihtsalt see teema, mida nad seal konkreetselt käsitlesid, eks ole, et seal peamine põhjendus oligi see, et Jumalale ei meeldi lihtsalt ja selliseid avanguid oli seal veel.